Kullastandard, Mait Krauni podcast. Tere hea Kullastandardi vaataja ja kuulaja. Täna on meil eetris Kullastandardi järjekorras 35. saade ja täna on meil külas Peeter Koppel. Tere, Peeter. Tere. Peeter on siis Redgate Wealthy investeeringute ohvitser, nagu sa ise oled ennast nimetanud. Aga õige nimetus on vist see investeerimise valdkonna juht. See on investeeringute valdkonna juht, jah. See ohvitser tuleb sellest ingliskeelsest tiitlist Chief Investment Officer, mis on selline rahvusvaheline standard. Ja mulle nalja pärast meeldib seda ohvitseriks kutsuda. Ja mitte mulle endale ainult. Mul on viimastel aastatel sinust jäänud selline mulje, et sa oled veel üks väheseid inimesi, kes sellises avalikus arutelus vabaturu majanduse põhimõtteid nagu kaitseb. Et minu arvates see on päris tänuväärne, sest neid inimesi ei ole väga palju alles enam. Neid ei ole jah paraku alles. Neid, kes saavad aru, et see on midagi sellist, mis päriselt toimib ja mille nii-öelda ajalooline kogemus on positiivne. Neid inimesi on veel, aga ütleme sellises võitluse kontekstis, eks võta nõua emotsionaalset ressurssi veidi ja arvestades seda, mis ümbritsevalt toimub, siis seda emotsionaalset ressurssi selleks kipub minema vaja üha rohkem. Aga sa tegeled ka investeeringute juhtimisega, nagu ma olen aru saanud. Siis eelmine saade oli meil 2023 aasta juulis, ehk siis umbes täpselt 3 aastat tagasi. Kuidas nende investeeringute juhtimine läinud on selle aja jooksul? No sellega kipub olema niimoodi, et see on üks valdkond, mille puhul on endaga rahul olemine peaaegu võimatu. Või kui siis need rahulolu perioodid saavad olla suhteliselt lühikesed. See tuleb lihtsalt sellest, et kui sa juhid mingisugust varade kogumit mingisugusele riskitasemel, siis on ju sellele ka siis nii-öelda võrdlusindeks. Kui sa oled võrdlusindeksist kõrgemal, siis on küsimus, et miks sa ei ole rohkem kõrgemal. Võrdlusindeksiga samal tasemel, siis tekib küsimus, et aga mille eest klient sulle maksab, sellepärast et tõenäoliselt oleks võimalik sarnane asi saavutada ka täiesti passiivselt ja väga madalate kuludega. Ja kui sa oled võrdlusindeksist allpool, siis sul peab olema ikkagi nagu väga selgelt mingisugune väga hea põhjendus selleks, miks sa oled võrdlusindeksist allpool ja ka selliseid häid põhjendusi tegelikult väga palju olemas ei ole, millest üldiselt ka aru saadaks. Nii et rahul olla, mina endaga ei suuda, kui ma nüüd üritan kõrvalt vaadata, siis ma võin öelda, et ei nagu hullusti ei ole läinud. On läinud täiesti talutavalt. Mis on loomulikult probleem on see, et kui me nüüd hakkame mõtlema sellele samale võrdlusindeksile näiteks või võrdlusindeksitele, siis mis on juhtunud on see, et indeksite kontsentratsioon on märkimisväärselt kasvanud ja teatud Ühendriikides ja tegelikult ka globaalselt teatud tehnoloogia ettevõtted, olgu neid siis 7, 8 või 10, moodustavad indeksitest hiiglasliku osa. Ja ütleme, kui me siis hakkame mõtlema, et kas me nagu tahame hiiglasliku osana portfellist neid tehnoloogia ettevõtteid omada, siis nende omamisega kipub olema niimoodi, et see ei ole investeerimine, et see on spekuleerimine. Investeerimine ikkagi toimub millessegi, mille puhul sul on mingisugune fundamentaalne ankur olemas. Sa saad millestki lähtuda. Sul on suhtarvud, sul on arusaam, aga kui on tegemist mingisuguste ettevõtetega, mille, ma ei tea, price sales on 40, siis need panevad sul ei ole seda fundamentaalset ankrut. Ja siis kui keegi ütleb, et aga vaata, kui hästi ta liigub, siis jah, liigub küll väga hästi, aga kui ma sellega tegeleks, siis see oleks spekuleerimine. Ja ütleme, spekuleerimiseks, kui ma sellega tahaks tegeleda, siis ma võib-olla peaks kogu selle teenuse setupi täielikult ümber defineerima. Ja see ei ole üldiselt selline asi, mis, ja siis tekiks jällegi küsimus, et kas sellisele teenusele üldse turgu oleks. Ehk siis,
nagu öeldud, võib-olla ütleks, et ei ole läinud kõige hullemini, on läinud talutavalt, aga keskkond on väljakutseid esitav, nagu ta on alati tegelikult. Ma saan aru, sa pead siis rohkem ennast nagu väärtuse investoriks? No mina, kui ma mõtlen ennast, siis minu riskitaluvus on suhteliselt suur. Aga ei, ma pean ennast investoriks, ma ei pea ennast, vähemalt professionaalsel tasandil, ma ei pea ennast spekulandiks. Ja kui miski liigub ainult sellepärast, et tal on hea inerts, siis see on spekulatiivne liikumine, vabandatagu mind väga. Jah, kui sa tõid selle 40 price to sales on ju, see on see hinna ja müügitulu suhe, siis aktsia hinna ja müügitulu suhe, et mis ettevõttele sa konkreetselt siis mõtlesid? No selles mõttes, et ma võin julgelt öelda, et selle ettevõtte nimi algab N-iga ja see moodustab Standard Poor's indeksile mõju, mis avaldab nagu sisuliselt peaaegu kõige rohkem mõju, kui üks ettevõtte kunagi varem on osutanud. Nii et, ja see ettevõte tegeleb kiipidega. Ja minu arusaam on see, et see ettevõte tõesti ongi üks maailma ajaloo parimaid ettevõtteid. Ja see ongi selles mõttes, ja ta tõesti suudabki oma nagu kasumit kasvatada ja ta tõesti tegeleb ka innovatsiooniga. Lihtsalt küsimus on see, et mis evaluatsioon seal juures on. Ja kuivõrd õigustatud see on. See oli minu meelest kuskil eelmise aasta alguses, kui Goldman Sachs tegi sellise päris maheda uuringu, kus ta siis põhimõtteliselt jõudis sellele järelduseni, et vahepeal võib igasuguseid asju juhtuda, kuid enamasti ikkagi kipuvad millegipärast kõik aktsiad ühel hetkel oma sellise fundamentaalse õigustatud väärtuse juurde jõudma. Ja ütleme, et mul on nagu raske sellest mitte lähtuda. Mul on ka selles osas selline kogemus, et ma olen nagu USA aktsiaturgudest aastast 2017 eemal hoidnud just nimelt selle kõrge hinnastatuse tõttu. Aga millegipärast see nagu aktsiaturg on läinud järjest üles, lihtsalt muutunud järjest kallimaks veel. Et see nagu need suhtarvud on läinud veel kõrgemaks. Et kas ja ma saan aru, et see 10 aastat ei ole nagu piisav periood, aga mõnes mõttes mõtlen, et mingi osa oleks võinud ikkagi olla seal. Olenemata sellest, et juba 2017 tundusid mingisuguse suhtarve vaadates väga kallid need aktsiad. Ei loomulikult, aga ütleme selles mõttes, et kui me mõtleme sellistele nagu päris pikaajalistele investeerimishorisontidele ja mõtleme indeksitesse investeerimisele ja mõtleme nagu tükkhaaval indeksitesse investeerimisele, siis tegelikult tõenäoliselt, kui sa seda teed, siis sa pigistad ikkagi endale välja nagu selle perioodi keskmise tootluse. Lihtsalt küsimus on selles, et ma ei tea, otsustaval hetkel millegipärast leian kuskilt suurema koguse raha ja leian, et ma siis nüüd panen selle Ühendriikide indeksisse nagu suvalisel reedel kell 13.40. Okei, 13.40 pole turud lahti. Ütleme 20.00 või 10 minutit enne aktuaalset kaamerat. Et nagu sellistes kontekstides, kus suhtarvud on kallid, võib-olla selline tegevus ei ole kõige mõistlikum. Aga see jupphaaval tilgutamine, mida pikem investeerimise horisont on, seda minu meelest julgemalt võib seda teha. See on üks aspekt ja teine aspekt on see, et kui sa ütlesid, et okei, et kõik on olnud suhteliselt kallis, siis jah, kõik on olnud suhteliselt kallis sellisel, ütleme sellel nii-öelda tipptasandil, nendel suurte kapitalisatsiooniga tehnoloogia ettevõtetel, mis eks ole kapitalisatsiooniga kaalutud indekseid kõige rohkem mõjutavad. Aga kui sa hakkad võtma mingisugust sellist, ma ei tea, mediaan ettevõtet, siis sa leiad seal nagu kohati nagu palju huvitavamaid ka fundamentaalselt nii-öelda sellist kraami, mida kannatab osta ka. Või kui sa leiad, et see indeks on liiga kontsentreeritud, siis alati on ju võimalik leida instrument, kus näiteks ka Standard Poor's 500 puhul on ettevõtetel võrdsed kaalud. Ja siis sa saad juba tegelikult endale
nagu hoopis teist laadi sõiduki, mis kus need riskid ei ole niivõrd kontsentreeritud ja kus tõesti nagu indeks ei liigu ainult ühe teema baasil. Jah, ma olen ka siukse graafikuid näinud, kus on eraldatud 7 suurettevõtet, kus nad on kõik need Amazonid ja Nvidiad on ju, Apple'id ja kõik on sees. Ja siis on nende graafik ja siis on ülejäänud 493 ettevõtte graafik. Ja siis ülejäänud graafik läheb nagu niimoodi ja siis 7 läheb niimoodi. Ja siis indeks on kuskil see vahepeal. No just nimelt, aga siin on jällegi nagu see teema, et on küsimus, et mida sa üritad saavutada ja mida sa üritad teha, kas sa üritad investeerida, kas sa tegeled nii-öelda mõtestatud tegevusega või sa üritad spekuleerida. Spekuleerimisega on lihtsalt see mure, et see on väga tore. Ja inimestel eksisteerib selline fantastiline eksiarvamus, et see kõik on väga lihtne. Jah, see kõik on väga lihtne täpselt senikaua, kui trend on tugev. See muutub suhteliselt ebameeldivaks, mitte juba trendi muutudes, vaid ka siis, kui volatiilsus kasvab. Sellepärast, võtame eelmise nädala ja võtame selle nädala alguse. Eelmisel nädalal ilmselgelt teemaks oli rotatsioon, kus siis suhteliselt hästi liikunud kiibitootjatest roteeriti pehmelt öeldes tavalisematesse ettevõtetesse. Tundub nagu suhteliselt mõistlik, tundub nagu suhteliselt loogiline ja nüüd sellel nädalal kiibid võtavad kätte, lajatavad jälle kolaki ülesse. Ehk siis põhimõtteliselt tasub meelde jätta üks reegel, mida ma arvan korduvalt võib-olla eri sõnastuses väljendanud, aga mis on siis nagu hästi, mis tegelikult kipub defineerima kogu selle konteksti, kus me opereerime. See on siis see, et lühiajalises perspektiivist käitub turg nii, et teha haiget võimalikult suurele osale turuosalistest. Ega siis need, kes eelmisel nädalal nagu jõulise roteerimisega tegelesid, need ei ole mingisugused niisama tegelased. Seal olid institutsioonid, aga institutsioonides töötavad intelligentsed inimesed, kes on kas pikaajalise kogemusega või siis lühiajalise kogemusega, aga igal juhul väga hea haridusega. Ja arvestades ka, ütleme, seda selle valdkonna tööturu konkurentsi Ühendriikides, siis need on üldiselt inimesed, kes kipuvad olema nii nutikad, et nad peaaegu helendavad öösel. Ja kui sellised inimesed võtavad, nad saavad ka tegelikult turu käest vastu näppe nagu kogu aeg. Ja turg teebki lühikeses perspektiivis haiget võimalikult suurele osale turuosalistest. Seda ma võin enda kogemusest kinnitada, et lühiajaliselt on alati see valu kõige suurem, nagu, et ta käitub täpselt niimoodi, et see oleks võimalikult keeruline. No võt, ja see ongi nüüd, ütleme, see asi, millega nagu selles spekuleerimise kontekstis inimesed eriti hästi toime ei tule. Neil hakkab aju biokeemia pidama totaalset festivali. Ja see totaalne festival tavaliselt nii-öelda lõpeb sellega, et raha saab otsa, sellepärast, et ostetud on tipust ja möödud on põhjast ja korduvalt. Võib-olla nende USA aktsiaturgude juurde jõuame veel saate lõpus tagasi, kui meil aega jääb. Sa rääkisid see 3 aasta taguses saates, et sa usud vabaturu majandusse, kus inimestel lastakse omavahelisi tehinguid sõlmida vabalt, kus hinnad kujunevad ausalt nõudluse ja pakkumise vahekorras, kus on õigusriik ja kus on omandiõigus. Et need on kõige kriitilisemad tegurid riigi arenguks ja elustandardi paranemiseks. Ma olen nendega täiesti nõus, nende põhimõtetega. Me enne saadet natuke arutasime siin, et ma küsisin sult, et kas sa oled seda Põllumajanduse Toiduameti mingit määrust näinud, et kus on see, kus pool hektarit, kui sul üle poole hektari maa peal kasvatad tomateid ja neid oma naabrile müüd näiteks, siis sa pead PTA-s ennast registreerima ja siis sul hakkavad ametnikud seal 3-5 aasta tagant külas käima. See ongi nagu sissejuhatuseks sellele, et mis sa arvad, et kas selle nüüd 3 aasta jooksul, kas meil on nende
arvestades seda näidet, et kas meil on nagu olukord paremaks läinud või pigem halvemaks läinud. No kui sa mõtled nagu vabaturumajanduse kontekstis, siis ju alguses sai mainitud, et emotsionaalne ressurss, mis kulub võib-olla natukene kõvema häälega rääkimiseks selleks, et eksisteerivad nagu toimivad, mehaaniliselt toimivad lahendused ja lahendused, mis mehaaniliselt ei toimi, et tegelikult selles kontekstis see juba ütleb ära selle, et asi on ikkagi nagu keerulisemaks läinud. Ja kui me nüüd mõtleme, et kus kohas see asi on keerulisemaks läinud, siis mina julgen väita, et see on igal pool keerulisemaks läinud. See on keerulisemaks läinud sellepärast, et millegipärast eksisteerib sügavalt ekslik arvamus, et väike kogus inimesi on võimelised suurele kogusele inimestele nagu adekvaatseid majandusalaseid signaale edastama. Tegelikult ju ei ole. Et põhimõtteliselt suur kogus inimesi, kes genereerib majandusele signaale, on, need signaalid kipuvad olema oluliselt parema kvaliteediga. Mitte ideaalselt, aga oluliselt parema kvaliteediga. Ja siin ei saa ainult rääkida sellest, et Euroopas mingisuguseid regulatsioonikihte nii-öelda kogu aeg peale ehitatakse, et Ameerikas on ka oma probleemid jälle, et ega nüüd mingisuguste kaubandustõkendite ehitamine ja tollitariifide kehtestamine, et see on samasugune selline kuidas nüüd öelda, vildakas illusioon, et suudetakse mingisuguseid protsesse juhtida viisil, et need toovad kaasa ainult sellised tagajärjed, mis neil eeldatakse olevat. See on uskumatu, kuidas muidu täitsa valge särgiga ja viisakad inimesed, kes kannavad ülikonda ja käisid hommikul duši all ja suudavad nagu moodustada liitlauseid, võtavad täiesti rahulikult, tulevad nagu kaamerat ja räägivad, et nad nüüd teevad midagi. Ja et ja mitte mingisugust juttu ei ole sellest, et sellel tehtaval on nii-öelda teisesed mõjud ka. Majanduses kipub ikkagi nagu konkreetselt olema niimoodi, et sul on nähtavad mõjud ja siis sul on tegelikult ka nähtamatud mõjud. Ja mis mulle tundub on see, et mida aeg edasi, siis nende nähtamatute mõjudega need, kes parajasti evivad võimu, kipuvad nagu üha vähem nendega arvestama või siis üha rohkem arvama või teesklema, et need ei eksisteeri. Ja see on see koht, kus mul sõna otseses mõttes aju hakkub valutama, sellepärast, et kui vaadata majandusajalugu ja vaadata ka mõningate selliste erinevate toredate katsetuste ajalugu, siis tavaliselt need viivad kõik nagu sellisesse kohta, kus sa nagu olla ei taha. Need viivad vaesuseni, need viivad korruptsioonini ja need viivad võib-olla mingisuguste ka selliste kriisideni, millel ei ole mitte mingisuguseid selliseid lihtsaid ja ühiskonnale mingil viisil nagu talutavaid või meeldivaid lahendusi. Mis need nähtamatud mõjud on näiteks? Mis need kõik need otsused või need vabaduste piiramine ja regulatsioonide kehtestamine? No selles mõttes, et kui ma mõtlen näiteks kapitalile, siis üldiselt kapitalile meeldib selline keskkond, kus teda nagu eriti ei ahistata. Ja põhimõtteliselt, kui me nüüd ütleme, täiesti teoreetiliselt toome hästi lihtsa näite, et kui meil on nii-öelda keskkond, kus ühel hetkel tekib mingisugune nagu piirang ja siis seal kõrval eksisteerib mingisugune keskkond, kus seda vastavat piirangut ei ole, siis selles piiranguga keskkonnas võib ka kõik tunduda jätkuvalt täiesti, okei, business as usual. Aga nähtamatu on see, et mingi investeering jääb tegemata. Mingi töökoht jääb loomata. Mingi tehas jääb ehitamata. Ja üllatus,
mingi maksutulu jääb saamata. Ja kui maksutulu jääb saamata sellises kontekstis, kus niigi ollakse eelarvetega, eriti Euroopa kontekstis sellises kohas, mis on nagu suhteliselt õudne ja veel rahvastik vananeb ja kulud kasvavad ka, siis see, et see maksutulu saamata jääb, see on pehmelt öeldes ju halb. Aga see on nähtamatu, selles mõttes sellele ei mõelda. Selle mõõtmine võib olla ka nagu võib-olla mingisuguses kontekstis kohati keeruline. Aga kui sa võtad natukene selles majanduse nii-öelda kontekstis orienteerud, vaatad seda, kes on suhteliselt edukam, vaatad seda, mis põhjustel keegi on suhteliselt edukam, siis sa põhimõtteliselt ikkagi saad aru sellest, et puht mehaaniliselt töötab masin kiirematel pööretel siis, kui nagu süsteemi liiva ei loobita. Jah, no ja siis lõppkokkuvõttes, kui neid investeeringuid ei tule ja kui need maksutulud langevad, on ju, ja siis sa oled sunnitud, on ju, riigi võlga suurendama ja siis sa mingil hetkel oled sunnitud tegema asju, nagu tehakse Hollandis. Sa oled sunnitud riigi võlga suurendama ja lõppkokkuvõttes siis sa oled sunnitud ka maksukoormust tõstma ja maksukoormus iseenesest on jällegi midagi, maksukoormus tõuseb, siis ka see on tegelikult pidur majandusele kui sellisele. Ma saan aru, et eksisteerib terve hulk inimesi, kes ütlevad, et oi, niisugust juttu ei tohi ajada ja maksud peavadki kõrged olema ja oleme siin solidaarsed ja meil on palju avalikke teenuseid vaja ja üha rohkem avalikke teenuseid vaja ja väga tore. Aga tõstke siis maksukoormus, ma ei tea, 5% kõrgemale, vaatame, mis juhtub. Mina isiklikult arvan, et elu ei lähe paremaks. Kui see kehtib, siis ma ei tea, äkki keeraks, kui võtaks 5% punkti maksukoormust alla. Vaadake, mis siis juhtub. Äkki maksutulud hoopis tõusevad? Võt see on, kui ma siis mõtlesin pikaajaliselt võib-olla vähemalt. Võt sellega see trikk ongi, et pikaajaliselt. Ja teine trikk on see, et ju eksisteerib selline fantastiline joonis nagu Laferi kõver või siis õppejõud nimetas seda ka kurvikeseks kunagi, sest ta on curve ju inglise keeles. See on jälle üks selline asi, mis mulle tundub, et ei meenu mitte kellelegi siis, kui maksudest räägitakse, et kui sa nagu maksukoormuse liiga kõrgeks ajad, et siis sul hakkavad tulud kukkuma. Samas see seaduspära on uskumatult nagu loogiline. No see on väga loogiline sellepärast ka ju, et kui sa 100% kehtestad maksu, siis mitte kellelgi ei ole mingit initsiatiivi või motivatsiooni üldse millegagi tegeleda, sest kõik sissetulek võetakse ära. Usu või mitte, aga on olemas täiesti inimesed, kes küll nagu 100% maksustamisest ei räägi, aga kes suudavad 1,5 tundi valge tahvli najal ja joonistades huvitavaid kõveraid ja valemeid teha selgeks, et tegelikult sellist seaduspära ei eksisteeri ja kui maksukoormus oleks ka dramaatiliselt kõrgem, siis kõigil oleks dramaatiliselt elu parem. Mis sa arvad, kas nüüd Hollandis vist, ma ei tea, kas seda on muudetud või mitte, aga tahetakse kapitali kasvu maks, eks ole, kehtestada siin 2028. Mis sa arvad, kas see on nagu üldine trend maailmas ja läänemaailmas, et siukesed asjad hakkavad nagu juhtuma riikides ja siukesed asjadest hakatakse nagu normaliseerima, et kui sul mingi vara hind tõuseb, siis sa pead selle pealt nagu maksu maksma, ehk siis sa pead nagu seda vara müüma selle jaoks, seda maksu maksta. See on kõrge meelelahutusliku väärtusega eksperiment. Ja kui sa küsid, et kas selline asi või ütleme mingisuguses kontekstis see kõik nagu veel moodsamaks muutub, siis loomulikult muutub. Sellepärast, et nagu juba mainitud sai, siis riikide eelarvet on täpselt seal, kus nad on ja kulud kasvavad ja kuskilt tuleb nagu raha juurde saada. Ja siis jõutaksegi selliste toredate kaootiliste improvisatsioonideni. Ja need kaootilised improvisatsioonid siis on ka sellised, mida tehaksegi sellisel viisil, et
noh, eeldatakse jällegi, et mingisuguseid teiseseid mõjusid ei ole. Kui ma nüüd nagu mõtlen jällegi sellele, et okei, ma olen, eks ole, Hollandis ja mind ähvardab nagu mingisugune täiendav konfiskeerimine, no siis ma võib-olla ei taha seal Hollandis ühel hetkel olla. No ma ikkagi lähen nagu sinna, kus võib-olla mult nagu nii palju ei taheta ära võtta või niivõrd rumalal viisil. See on nagu üks aspekt. Noh, teine aspekt on muidugi see, et noh, kuidas nüüd öelda, vahetevahel ju isegi eksisteerivad valimised ja vahetevahel isegi nagu valijad võtavad, annavad mõista nii-öelda valitsevale klassile, et võib-olla kõik, mida nad teinud on, ei ole olnud kõige geniaalsem. Ja noh, üldiselt nad kipuvad siis mingisugusel viisil mõista andma, et kui nad selgelt tunnetavad, et see kõik on neid veidikene vaesemaks teinud, et siis nad äkki ei taha nagu eriti vaesemaks jääda. Ja kui nüüd jällegi siin saab esitada vastuväite, et aga võetakse ära neilt, kellel on nagu nii palju kapitali ja nii edasi ja nii tagasi, siis no küll need, kellel on nii palju kapitali, küll need lähevad kuhugi mujale, küll need optimeerivad ära ja siis lõppude lõpuks ahistatakse ikkagi mingisugust keskklassi või kõrgema keskklassi osa. Ja noh, need võivad ju valimistel ikkagi nagu üht-teist mõista anda ka. Ja teine asi, mis on võib-olla ka huvitav, on see, et võib-olla see lõputu jutt sellest, kuidas kõik on ikka kõigiga hirmsamal kombel solidaarsed ja kuidas ikka võrdsus ja kõik see, et noh, see ka nagu alati ei lenda, sellepärast, et kui nüüd vaadata, siis kogu see selline noh, kuidas nüüd öelda, noh, mingisugune deindustrialiseerumine ja mis on Euroopas noh, ilmselge ja võib-olla ka eelarvete sõna otseses mõttes vee alla laskmine, jätkusuutmatute võlakoormate kaela kuhjamine, siis sellest ringitud rahatrükk, mis ühel hetkel ikkagi viis ka inflatsioonini, et noh, et kuna see kõik on toimunud selle sama laulusaatel, siis võib-olla ka valija ühel hetkel ei usu seda laulu enam. Jah, ma olen mõelnud, et kuidas välja näeks kapitali kasv näiteks kulla puhul, et kui sa ostad kulda, on ju, su raha ostujõud langeb, on ju, raha trükitakse juurde ja siis, kui see raha ostujõu langus nagu peegeldub selles, et näiteks kulla hind läheb üles, siis sa maksad kapitali kasvu maksu selle pealt, nagu kuidas see nagu üldse loogiline saab olla, et minu jaoks on täiesti ebaloogiline. Et see ei ole isegi mitte ebaloogiline, see on suhteliselt absurdne, aga noh, see ei ole minu enda välja mõeldud sõnapaar. See kaootiline improvisatsioon, siis kui asjad lähevad halvaks, noh, siis tekivad kaootilised improvisatsioonid. Lihtsalt võib-olla Ühendriikide ja Euroopa kaootiliste improvisatsioonide erinevus on see, et Ühendriikides proovitakse kõik ära ja siis lõpuks tehakse seda, mis on õige. Euroopas proovitakse ära paar asja ja siis, kui untsu läheb, siis öeldakse, et kõik oli õige, aga nüüd on ikkagi natuke rohkem veel maksumaksja raha vaja. Ja see on see kommunismi meem, et proovisin kommunismi, kõik kukkus kokku, aga see ei olnud päris kommunism, et proovime uuesti, et see tuleb paremini teha. See selline nii-öelda rinse and repeat, nagu mul on pesumasina peale kirjutatud, see on jah, erakordselt noh, kõrge meelelahutusliku väärtusega, kui seda saad kõrvalt vaadata. Sest ma mäletan, kuskil oli kunagi, ma arvan, et see oli kuskil 12. klassis või kirjandusõpetaja või kuskil oli selline tark mõte, et hullumeelsus on jätkata sama tegevusega või korrata sama tegevust oodates erinevat tulemust. No, see on see rinse and repeat, see on see meem. Lähme siit siukse teema juurde edasi, et mis on nagu selline natuke provokatiivne küsimus minu poolt.
et kui sa räägid sellest, et hinnad võiks kujuneda ausalt nõudluse ja pakkumise vahekorras, siis mul tekib kohe küsimus, et rahahind tegelikult ju niimoodi otseselt ei kujune, et seda keskpangad nagu manipuleerivad, et üks hästi suur osa majandusest tegelikult või riskihind, et miks ei võiks intressid vabalt kujuneda turul, kui muud hinnad võiksid vabalt kujuneda? Ei kui sa minu käest küsid, siis loomulikult võiksid, sellepärast, et turg annab riskile ka tegelikult veidikene pikemas perspektiivis tõenäoliselt nagu selgelt parema hinnangu, kui seda teevad keskpangad. Selles mõttes, ja see ei ole mingisugune tapvalt uus mõte, sellepärast, et minu sünniaastal 76 kirjutas Hayek sellise asja nagu denationalization of money, kus tegelikult ta sisuliselt esitas ka sellise küsimuse, et kui me nagu ei mingi kohvi ja leiva hinda nagu otseselt riigil nagu määrata ei luba, et miks siis nagu krediidiressurssi hind peaks olema siis nii-öelda sellisel viisil määratud. Aga sellega on nagu see lugu, et kui sellele tahta täna üle minna, siis sellist saaks erakordselt palju nälja. Mis naljad sealt tuleksid? Sealt tuleks see nali, et tuleks nagu väga ilusti välja see, et kes on kogu aeg püksata ujunud, ehk siis kes on olnud kogu aeg sõltuvuses odavast rahast, või kohati praktiliselt tasuta krediidiressursist. Ja mis puudutab, ütleme seda sellist lähenemist või seda olukorda üldse, siis nagu mõtlesin, see üleminek oleks erakordselt keeruline, sest siis tuleks, eks ole, välja see, kes eksisteerib praktiliselt ainult selle tõttu, et see krediidiressurss on sedasi hinnastatud. Ja teine asi on ikkagi ka see, et kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas me kõik siin oleme, kuidas me siin kõik oleme elanud ja kuidas me kõik nagu maailmast aru saame ja kuidas me kõik tegutseme, siis meil ikkagi eksisteerib mingisugune sisemine eeldus, et majandus on tsükliline nagu sinusoid, on ju, ja et keskpank silub neid tsükleid veidikene. Et see on süsteemi sisse kirjutatud ja kui seda muutma hakata, siis kõigil oleks probleem. Kõigil oleks pehmelt öeldes oleks probleem. Aga kui sul oleks võimalik kujundada nullist süsteemi niimoodi, et ta ei ole varasemast sisse nagu kulunud nii-öelda, siis kas sa laseks keskpangal intressi kontrollida mingil 10 inimesel, kes absoluutselt mitte. Ei laseks? Ei laseks, sellepärast, et see on see klassikaline majandusteoorias olev informatsiooniprobleem, mida me juba korraga mainisime, et miljonid inimesed tekitavad parema signaali kui 10 inimest. Frankfurdis 26 inimest on ju need juhid seal teevad neid otsuseid. Nad on väga targad 500 miljoni asemel. Jah, nad on väga targad ja tublid inimesed. Ei ole nagu, ja neil on nagu selge mandaat ja nii edasi, kõik ja keskpanga sõltumatus ja kõik. Aga nagu kui ma seda show'd nagu ka Ameerika näitel vaatan, siis millegi pärast see surve ikkagi nagu on juba nagu viimased väga mitukümmend aastat ikkagi nagu, et saaks need intressimäärad ikkagi alla ja iga kord, kui on kuskil juhtub mõni õnnetus, siis peab intressid nagu nulli lükkama ja sellega uut mingisuguse muud varahindade mulli toitma, et see on ikkagi taheti jaada, aga välja kukkus nagu alati. Kuidas see mehhanism nagu võib-olla kuulajatele, vaatajatele, kuidas see mehhanism täpselt töötab, et kuidas nagu, kui intressi alandada on ju, siis kuidas see kapitali väärpaigutused tekivad? Või moonutus nagu majanduses, kuidas see tekib? See moonutus tekib põhimõtteliselt kui hästi lihtsalt seletada. Ja lihtsalt võib-olla sellist ühte aspekti, mis on võib-olla kõige arusaadavam. Et eksisteerib selline tore nähtus nagu riskivaba tootlus. Riskivaba tootlus ongi siis see nii-öelda see raha nii-öelda baashind. Sa oled kontol lihtsalt ja saad intressi. Või siis, ma ei tea, 10-aastane riigivõlg näiteks. Arusaadav. Sa teenid riskivabalt. Nii. Kui see läheb ülesse,
riskivaba siis nii-öelda tulumäär ja ütleme et inflatsiooni ei ole. Ütleme, et sul on riskivaba tulumäär on 3. Noh, see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et päris suur osa kapitalist on selle 3-ga rahul. Nii, 4-ga on veel suurem osa kapitali rahul. 5-ga on veel suurem osa kapitali rahul. See tähendab seda, et see kapital ei aja süsteemis taga kõrgemat tootlust ja riski. Ühesõnaga investeerimist ettevõtlusesse ja ma ei tea, tootmisesse ja nii edasi. Nii, just nimelt, nii. Aga põhimõtteliselt, kui meil on siis põhimõtteliselt nagu intressimäärad hästi madalal või nullis, siis mis juhtub on see, et hästi suur kogus raha sisuliselt nii-öelda suhteliselt kõrge riskiga ajab taga nagu väga väikest tootlust. Ja see põhimõtteliselt tingibki sellise, see ajab varade hinnad lakke. Sellepärast, et kui riskivaba tootlus on 0, on ju, siis kõik, mis mingisuguse riskiga on võimelised mingisugust tootlust andma, siis need maksavad üha rohkem. Ehk siis põhimõtteliselt ka näiteks aktsiaturul, klassikaline, ilmselt kuulavad ka mõningad inimesed, kes on arvutusi nagu kunagi teinud või ülikoolis majandust õppinud, diskontomäär, põhimõtteliselt, siis sa oled nõus iga teenitava kasumiühiku eest rohkem maksma. Ja see on selles mõttes kahtlane, selles mõttes, et kui me räägime nendest enam-vähem 0 intressimääradest, siis ei ole siukest asja nagu 0 risk. See hindab riski valesti ja see hindab riski valesti läbi terve siis nii-öelda süsteemi. Vähem riskantseks hindab asjad, mis peaksid olema tegelikult riskantsed. Just nimelt, ja see tekitab igasugustele naljakatele asjadele imelised valuatsioonid. Ja see kutsub esile igasuguseid huvitavaid nähtusi, näiteks kuskil mingisugune krüptovaluuta, mille kasutegurist või siis praktilisest nagu kasutamisest nagu päriselt keegi pole siiamaani veel aru saanud, et see võib maksab mingi 100 000 ühel ilusal päeval, lihtsalt sellepärast, et liigub ju ja võib-olla kui sul on mingisugune raha, mis on 0 intressiga, siis ja sul on inflatsiooni ka veel natukene, see tähendab seda, et sul on negatiivsed reaalintressid, sa oma säästudel kaotad ja sa otsid alternatiivsed akumulatsioonivahendeid. Ja sa panedki raha igasugusesse absurdi. Või meemi, toge just näiteks. Nimelt, sa paned meemi, sa paned absurdi, sa maksad iga kasumühiku eest suhteliselt palju ja sellises kontekstis sa saadki sellise olukorra, kus ühel hetkel on, ma ei tea, 3 poissi ja PowerPoint teevad hamstrite Facebooki ja nagu pühapäeva õhtul saavad valmis ja teisipäeva hommikul on koosolek ja ütlevad, et tahaks nüüd nagu vähemalt 500 000 tõsta, sellepärast, et ma ei tea, palju see valuatsioon olla võiks ja kuidas see kõik on skaleeritav ja kuidas see läheb üle maailma ja kuidas kohe, kui sul on intressimäär 5, siis siukest tsirkust nagu väga ei juhtu. Eestis oli ka ju see 2021 oli see, et kõik see, mis oli Funderbeamis, kõik need alustavad ettevõtted, siis tuli sinna Tallinna börsile vulganisti, sinna First Northi nimekirja tuli ettevõtted, mis kõik sööstid üles need hinnatasemed on ja kõik see oli see, ma sain aru, siis selle madala intressipoliitika tegelikult mõnes mõttes, see on see, mis sellele kütust andis. See andis väga selgelt sellele kütust, sellepärast, et ühel hetkel põhimõtteliselt hakkas mingi memm ka mõtlema, et tal on mingisugune kontojääk, on ju, selle kontojäägi pealt mitte midagi ei maksta, siis talle öeldi inflatsiooni number ka veel, öeldi Aktuaalses Kaameras maha, siis tal tekkis võib-olla peas mingisugune seos ja siis ta võttis enam, ma ei tea, stiilis börsilehekülje lahti ja vaatas, mis ettevõtteid siin nagu on. Ja mina muidugi, andku mulle nüüd nagu Tallinna börs andeks, aga minu arusaam sellest hipodroomist oli ikkagi nagu see, et kui mingisugune mees ja koer ettevõte, kes on, ma ei tea, pre-revenue, pre-idea
ja ma ei tea veel, mida veel on ju, et kui see läheb nagu börsile raha küsima, siis olles nagu natukene kokku puutunud sellega, kuidas ettevõtted nagu kapitali kaasavad, siis tähendab seda, et kuskilt majalt ei ole ju saanud. Kas see oli vist see, et kui see 2021 oli see tipp nagu seal Tallinna börsil, ma ei tea, kas see on nüüd ületatud või mitte, võib-olla sa tead paremini, aga ma mäletan seda hästi, et ma kirjutasin sellest suht palju tol perioodil. Ma mäletan väga hästi, et selle turutipu seal sees, paari nädala sees oli see koht, kus see Hotlips tahtis tulla börsile. Et see oli nagu see börsi nagu tipp. Ei no selliste tsüklite puhul Erootikapood tahtis põhimõtteliselt tulla börsile, et siis see oli nagu tsükli tipp. Ei no selles mõttes, ega ei saa ju nagu pahaks panna. Omanikele ei saa nagu ka selles mõttes pahaks panna, et ütleme, kui on mingi nagu päris nagu mingi hästi natukene ettevõtte kui päris mees ja koer on ju, siis loomulikult sa tahad enda osalusele tekitada väärtuse, sa tahad tekitada oma osalusele ka nagu likviidsuse. Ja ei, ta ei pruukinud üldse olla halvem kui mõned teised ettevõtted seal nagu. Ja selles mõttes, et üldiselt eks see klassikaline Ameerika stiilis rikkaks saamine, et sa asutad ettevõtte, sa teed midagi, mis inimestele meeldib, mis inimestele vaja on ja siis sa teed IPO ja siis sa põhimõtteliselt oled saanud siukse hea teenitud tasu kõige selle kasu eest, mis sa ühiskonnale nagu tekitanud oled. Aga see hipodroom lihtsalt läks päris käest ära, ütleme nii. Jah, et siis on näha seda nullintressi poliitika nagu mõju siin Eestis ka nagu hästi selge näide sellest. Tuleme võib-olla selle keskpanga juurde, keskpanga kui sihukese olemuse juurde tagasi, et kui nüüd keskpank, ütleme, kui sa ütlesid, et kui sul oleks võimalik nullist teha, et siis sa ei paneks keskpanka intresse mõjutama, siis mida nagu keskpank üldse võiks teha sinu arvates? Kui sul oleks võimalus seda süsteemi nagu kujundada, mis see keskpanga roll võiks olla? Ei keegi peab ju lõppude lõpuks need ka kupüürid valmis trükkima ja keegi peab nii-öelda seda regulatiivset raamistikku hoidma ja keegi peab ka sellist sularaha muuseumit pidama ja selliseid funktsioone võiks ju olla nagu küll ja küll. Et ma saan ideaalselt aru, et minu selline unistus on sügavalt naiivne, aga kui Nobelist nagu siuksest asjast unistanud on juba 50 aastat tagasi, siis ma võin ka. Alati ei ole see niimoodi ju olnud, et keskpank määrab intressi ja omab seda tugevat rahatrükimasinat, on ju. Aga kas keskpank nagu, mis tal võiks olla, kas tal võiks olla üldse mandaat, et raha ka trükkida niimoodi, raha hulka majanduses mõjutada, sest ühtepidi tehakse seda intresside kaudu, teistpidi tehakse seda nagu mingi varaostuprogrammide kaudu. Kas mõlemad võiks nagu ära võtta keskpangalt? Võt see on selles mõttes keeruline teema, et kui sa nüüd hakkad mõtlema sellele, et me tahame, et majandus kasvaks ja tahame küll, et majandus kasvaks, need tasaarenejad ja kestlikud kahanejad, nendele ei meeldi lihtsalt inimesed ja nad tahavad, et inimesed ilmselt kõik nagu kuskil 62-selt ära sureks, sest see oleks planeedile kasulik, eks ole. Aga ütleme, me tahame, et majandus kasvab ja tegelikult kasv eeldab ikkagi ka seda, et nii-öelda käibiva raha hulk kasvab, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme puhtalt sellele, et meil oleks fikseeritud kogus raha, siis see oleks nagu olemuselt nagu täiesti deflatsiooniline ja sellega kipuks ilmselt olema niimoodi, et absoluutselt kõik leiavad, et kuna see on deflatsiooniline, et selle ostujõud näiteks ajas kasvab, siis põhimõtteliselt kõik tahaks selle peal lihtsalt istuda. Ja üleüldse keegi nagu väga ei tahaks riski välja võelda, et see 2% nii-öelda iga-aastane ära lahustamine, et see ongi nagu mingisugune kompromiss selle vahel, et lihtsalt raha peale ei istutaks ja siis nii-öelda selle vahel, et ja selles kontekstis ka, et nagu selle kasvuga kaasa minna.
sellest ma just kuulasin seda eelmist saadet eile ja sellest me päris pikalt rääkisime ka sellest samast 2%. No mina nagu esiteks, ma ei taha sinna väga pikalt minna sinna teemasse tagasi, aga mina nagu ei saa väga hästi aru, kus see 2% tuleb, mis tööde alusel see on nagu määratud või mis nagu, kus see loogika nagu pärineb, kas see on lihtsalt nagu löödud, et tundub nagu 2% tundub nagu selline mitte liiga kõrge, aga mitte liiga vähe ka ja siis lööme selle templi, et 2% on. Mina ei ole täpselt aru saanud, kus see tuleb ja teiseks tegelikult on minevikus ka perioode, kus väga madala inflatsiooniga perioodidel on majanduskasv olnud väga kõrge. Näiteks USA-s 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. See oli 30-40 aastat periood, kus sul oli majanduskasv seal 5, 6, 7% ja inflatsioon oli sisuliselt nullis. Et tegelikult leiab ju nagu, ma tingimata ei usu sellesse, et see raha jääb seisma, et inimesed ikkagi on, ma usun, et inimesed on ettevõtlikud ja neid ei peaks nagu tingimata sundima raha väärtuse languse kaudu siis seda raha paigutama. Et Tead, kunagi ma isegi olin suutnud välja uurida selle, et miks just 2 on, aga ma lihtsalt enam ei mäleta seda. Ütleme nii, et kui päriselt suudetaks selle 2-ga nagu toime tulla, siis oleks juba päris hästi. Põhimõtteliselt, kui ma mõtlen siin mingisuguse viimased jälle 50 aastat, siis selle 2-ga on suutnud toime tulla ainult Šveits. Kõik ülejäänud on nagu... Äkki meil võiks siis olla mingisugune süsteem, kus on nagu eelnevalt konkreetselt määratud paika, palju see raha hulk täpselt iga-aastaselt kasvab? Ei võt see ongi põhimõtteliselt see, et kui sa, see 2% mandaat ei ole nagu halb asi, aga sellest tuleks nagu kinni pidada. Ja see siis põhimõtteliselt, see ilmselt tähendaks tõenäoliselt seda, et võib-olla see 2% oleks ka nagu mingi hästi natukene pikema perioodi keskmine. Aga ma ütlen, ma ei ole keskpankur, ma ei taha kunagi saada keskpankuriks ja me siin võtame ikkagi nagu antud kontekstis selgelt fantaseerime. Nii, oleme nüüd väikselt pausilt tagasi ja lähme järgmise teemaga edasi, milleks on siis dollar kui reservvaluuta ja jätkuks eelmisele saatele, et sa ütlesid eelmises saates 3 aastat tagasi, et dollarile koha kätte näitamise katseid on olnud 18 aastat hulganisti. Iga kvartal räägitakse, et näitame dollarile koha kätte. Minu usk, et seda päriselt tehakse, on vähenenud. Ma näen, et dollari osakaal rahvusvahelises kaubanduses on pigem kasvanud. Kuidas sa siis täna näed seda, et sa hiljuti kirjutasid, et dollar nagu ei ole enam niivõrd väga turvavaluuta, aga ma saan aru, et USA majandus on väga suur, et dollar nii kuhugile ei kao otseselt. Aga kuidas sa täna seda dollari reservvaluuta staatuse seisu näed? Kui ma nüüd nagu mõtlen sellele dollari nagu positsioonile sellise globaalse nagu arveldusvaluutana ja sellega, mis tegelikult maailma kaubanduses nagu kõige rohkem liigub ja ka, et sellele, eks ole, üritati kohta kätte näidata, siis ei ole midagi näidatud. Dollar konkreetselt ruulib. Mis puudutab just nimelt seda reservide konteksti, siis seal on nagu veidikene küsimusi. Ja see küsimus on tegelikult paljudki selles, et keskpangad on asunud oma reserve diversifitseerima ja nad on asunud oma reserve diversifitseerima väärismetallidega, eelkõige kullaga ja sisuliselt võib siis öelda, et minu sellises väikeses peas ja piiratud mõttemaailmas on siis nii-öelda kuld sisuliselt võib-olla võtnud sama koha osaliselt, kus vanasti oli dollar ja teised turvavaluutad. Sellepärast, et turvavaluutad kui sellist tänasel päeval tegelikult ei eksisteeri. Sest kui me nüüd nagu mõtleme kõikidele neile toredatele valuutadele, siis euro, meil on, ma ei tea, 27 erinevat fiskaalpoliitikat, see ei ole mingisugune selline koht, kus sa saad midagi turvalist ja stabiilset lõppkokkuvõttes kätte. Siis sul on juänil on, eks ole, kapitali kontrollid peal
ja kui siin juba nagu alguses ka sai või mingi hetk sai mainitud seda, et circa 50 aasta jooksul on sellest 2% eesmärgist peaaegu, rõhksõna peaaegu suutnud kinni pidada ainult Šveits, on ju. Seega Šveits ka ei taha, et nende valuuta kellegi vastu nagu liiga kallis oleks, sellepärast siis nad kaotavad oma konkurentsivõime. Ehk siis turvavaluutat kui sellist klassikalises mõttes ei eksisteeri. Ja dollari puhul ka keskpangad diversifitseerivad eemale ja diversifitseerivad just nimelt kulda. Ja võib-olla üks asi, mis tegelikult, millest tuleb hästi selgelt ka nagu aru saada, on see, et kui sul on ligi 40 triljonit võlgu, on ju, sa ei taha, et sul oleks väga tugev valuuta. Sul on oluliselt mugavam, kui sul see valuuta, milles sa selle võla võtsid ja milles sa seda nii-öelda teenindad, et need oleks, et vahepeal oleks midagi huvitavamat juhtunud. See on ilmselge. Mis tähendab seda, et puht struktuurselt on motivatsioon, et dollar oleks pigem nõrguke. Ja nüüd, kui me mõtleme sellele huvitavale asjaolule, et Ühendriigid on siiski rikas riik ja kuidas on, et kõige vaesemas osariigis on SKT per capita kõrgem kui Saksamaal juba, siis vaat nii ongi. See minu meelest on nagu suhteliselt kõnekas fakt. Ja ma tean, et kohe tuleb keegi, kes lehvitab Euroopa Liidu lippu ja hakkab rääkima sellest, et aga meil on sotsiaalne mudel. Siis minu küsimus on alati see, et kauaks meil on see sotsiaalne mudel. Aga see selleks. Kui rikkust ei ole, mida ümber jagada, siis ei saa sotsiaalset mudelit ka olla. No just nimelt, aga selle dollari puhul või mis see trikk on? See trikk on siis selles, et võtleme selle Ameerika on ju ja selle, et millegi pärast nagu nende majandus on pärast finantskriisi nagu ikkagi enam-vähem nagu taastunud ja see rikkus ja SKT per capita on ikkagi nagu päris ilusad numbrid. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see on turg. Kõik tahavad sinna müüa. Kõik, kellel midagi müüa on, tahavad sinna müüa. Nii, ja nüüd kui sa siis nagu mõtled, et motivatsioon selleks, et dollar võiks olla strukturaalselt nõrgem on olemas ja kui kõik tahavad sinna müüa, siis keegi ei taha, et tema valuuta oleks dollari suhtes liiga tugev. Mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et dollar on selline tore vedur kõigi maailma valuutade rongil, mis liigub ilusa muusikasaatel loojangu poole. Ma ei räägi siin mitte mingisugustest krahhidest, ma ei räägi siin mingisugustest apokalüptilist. Hüperinflatsioonist ei räägi. Ei räägi hüperinflatsioonist. Hüperinflatsiooni definitsioon vist on umbes see, et 20% kuus vist. Sul peab kuus olema 20%, et halloo, ei, ma ei räägi millestki sellisest. Tõenäosus on 0, midagi olemas, on ju? 0, ja. Aga millest ma nagu räägin sellest, et kui sul on 40 triljonit võlgu, sa ei taha, et sul oleks tugev valuuta. Sa tahad, et sul oleks võib-olla domineeriv valuuta jätkuvalt. Aga sa ei taha, et sul oleks nagu otseselt tugev valuuta. Ja kuna kõik tahavad sulle müüa, siis mitte keegi neist ka ei taha, et nende valuuta oleks sinu valuuta suhtes tugev. Ja see on, ütleme, võib-olla järgneva 10 aasta perspektiivis üks asi, mida nagu keegi, kes siiamaani istub mingisuguse cashi hunniku otsas ja mõtleb, et kuidas seda nagu mingisugusel hetkel tulevikus õnnelikuks teeb, et võiks nagu ümber mõelda või järele mõelda selle üle, et kas ikka teeb. See on see, kuidas teise maailmasõja järel siis nendest võlakoormatest, mis sõja ajal võeti nagu lahti saadi, oligi see, et inflatsiooni hoiti intressidest natuke pikaajaliselt natuke kõrgemal kogu aeg pidevalt, aastakümnete vältel. Just nimelt, sul olid negatiivsed reaalintressid ja kui me nüüd siis mõtleme sellele fantastilisele avaliku sektori võlafestivalile, mis meil on nagu aset leidnud, on ju, siis kas meil tõesti eksisteerib mingisugune selline illusioon, et meil need, kes neid protsesse üritavad ohjavad meil nagu pikaajaliselt positiivsed reaalintressid või selle peale ma ütleks järgmine asi on see, et kui me mõtleme siis nagu
sellise maailma osa ka erasektori võlakoorma peale või erasektor, võtame kodumajapidamised. Võtame sellised kohad nagu Soome ja Rootsi ja meie ja siin võib-olla veel mingisugust tegelased, on ju. Noh, me ei mõtle võib-olla ka selles, et kuidas kui me oma nagu poliitilisi valikuid langetame, et me ei mõtle tegelikult ju sellele, et kuidas see mõjutab konkreetselt seda, et mismoodi me nii-öelda finantsilises kontekstis opereerime. Aga kui meil on eluasemelaen, loomulikult me oleme motiveeritud toetama absoluutselt kõiki selliseid poliitikaid, mis reaalintressid miinusesse suruvad. Sellepärast, et negatiivsed reaalintressid aitavad meil põhimõtteliselt seda laenu tagasi maksta. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et kuidas meil nende reaalintressidega on olnud, siis sellest ajast peale, kui meil eluasemelaenu andma hakati, on reaalintressid nagu positiivsed olnud niimoodi paar korda. See on vist suuresti ka selle tõttu, et me oleme euroalas ja meil kipub inflatsioon olema euroala keskmisest kõrgem, mis tähendab automaatselt, et keskpanga intress nagu on, euroala intress on nagu madalam kui meie inflatsioon. Just nimelt. Et siis see sisuliselt siis tähendab seda, et kodulaenu võtmine on hea mõte. Kodulaenu hea võtmine. Samas meil on Euriboriga seotud, et meil ikkagi kõva intressi tõus tuleb, siis me saame ikka... Kodulaenu, võt sellega ongi see mure ja see on täpselt samasugune mure, nagu on turgudel. Ehk siis sul võib olla täiesti nagu õige ja fantastiline idee ja see õige ja fantastiline idee, eks ole, on siis nii-öelda, ütleme, on otsuse algpunkt ja on otsuse lõpp-punkt. Ja seal vahemikus, sa langetad otsuse ja otsuse lõpp-punktis, eks ole, selgub, et sinu otsus oli õige. Aga see, mis seal vahepeal toimub, seal võib igasugust halba nalja saada. Ja põhimõtteliselt kodulaenu võtmine, hea idee selles kontekstis, et ilmselt reaalintressid on, eks ole, negatiivsed suure osa sellest perioodist, kui sa seda kodulaenu maksma pead. Nii, esimene asi, okei, on. Aga siin on nüüd, eks ole, aga on see, et aga vahepeal võib ju juhtuda, et reaalintressid hüppavad ka positiivseks. Nii. Ja väga järsult ja suurelt positiivseks. Just nimelt. Ja selles mõttes, et ja siis sa ei pruugi sellega toime tulla. Sellepärast, et ka halbadel asjadel on kombeks kuhjuda. Intressid lähevad ülesse, nii, majandusaktiivsus nii-öelda selgelt väheneb, jääd töökohast ilma. Ja sa ei suuda teenindada nii-öelda oma seda eluasemelaenu. Või sa ei suuda... Seal peab vist olema väga läbi mõeldud, et sa oled võimeline selle perioodi, need kehvad perioodid nagu üle elama. Et pead selle läbi mõtlema. Pikas perspektiivis võidad, on ju, aga sa pead nagu rasked perioodid üle elama. Näiteks, kui sul intressid järsult tõusevad, see on vist, ma olen need arvutused teinud, et kui sul on, ma ei tea, selline mitte nii suur laen, 150 000 näiteks, siis Euribori muutus 2% pealt 4% peale tähendab 0% pealt 4% peale oli see, mis ma arvutasin ja see tähendas umbes 400 eurot kuumaksit juurde. No just nimelt ja see on ikkagi nagu, mina julgen väita enamustele inimestele nagu probleem tegelikult. Täiendavad 400 eurot, eks ole, välja käia. Ja see, ütleme niimoodi, et kui ma nagu mõtlen sellises helikopteri vaates kontseptsioonile eluasemelaen, siis eluasemelaen on nagu fantastiline asi. Kus mojal lastakse tavalisel inimesel ennast mingi 5-kordselt võimendada nagu mingisuguse vara ostmisel. No väga ei lasta. Siis lastakse seda teha, eks ole, pikaajaliselt. Siis kogu kontekst on selline, et pigem on reaalintressid pikemas perspektiivis nagu negatiivsed. Et see on tegelikult selline fantastiline väärtuspakkumine. Aga kõikides fantastilistes väärtuspakkumistes on need probleemid sisse ehitatud, kus lühiajaliselt sul võib olla liiga valus, et sa ei tule sellega tegelikult toime. Ja siin on veel võib-olla üks mõte on see, et aga oletame, et aga vahepeal äkki on intressid jälle hästi odavad. Hästi väiksed. Ja siis saab intressi fikseerida.
kui intressi fikseerimine on tasuta, siis põhimõtteliselt tuleb kohe minna intressi fikseerima. Jah, mul on sama mõte, et ma olen mõelnud, Eestis seda väga ei pakuta nagu intressi fikseerimist ja mina olen mõelnud, et kui mul antaks, praegu vist Euribor oli seal 2% peal või midagi sellist. Ja tavaliselt siis antakse umbes 2% on see keskmine, millega sa saad siis panga intressi, siis 4 kokku. Mina mõtlesin niimoodi, et kui mul antaks 20 või 30 aasta peale 6,5% fiksintress, siis ma võtaks vastu selle. No seda ilmselt ei taheta anda, aga mina mõtlesin intressi fikseerimist just nimelt nagu selles kontekstis, et oletame, et siin on perioodid, kus sa saad mingiteks perioodideks ikkagi nagu fikseerida. Nii. Vist 5 aastat oli. 5 aastat ja kui see läheb hästi odavaks või on tasuta ja ta oli siin tasuta ja ta oli siin vahepeal nagu tasuta või peaaegu tasuta, et siis see tuleb igal juhul ära teha. Absoluutselt kõik hedžimised, mis on tasuta, tuleb alati ära teha, sellepärast et nagu küsimus, et kui sa siis nagu teed selle intressi fikseerimise ära, mis sul see, kus sa siis nagu kaotad? Ei olegi võimalik kaotada. Kus sul see kaotus siis on? See eeldab nagu, et Euribor on nullis, on ju. Jah, aga see on nagu, see on nagu, eks ole, esimene selline nagu küsimus. Et mis sul see potentsiaalne nagu kaotus sellest on. Ja siis tekibki nagu teine küsimus see, et mis su risk on. Kas risk on siis nagu see, et raha hind on pikaajaliselt nagu negatiivne või? Selle kohta mina ütleksin, et jällegi meemiga, et #kahtlen. Jah, aga kui nendest intressimääradest rääkida, siis mis saab siis, kui investorid nagu saavad aru, mis see long game tegelikult või see pikk mäng nagu valitsustel on, nagu need päriselt saavad aru, et kuulge, et tegelikult, et ma tean küll, et te tahate 20-30 aasta jooksul reaalintresse negatiivsena hoida. Kui nüüd investorid massiliselt sellest aru saavad ja nagu tekib siuke nagu arusaam, et võib-olla need pikaajalised võlakirjad ei ole kõige parem varaklass, kus olla negatiivsete reaalintressidega ja järsku tekib siuke olukord, kus kõik korraga tahavad sellest varaklassist nagu välja saada, sellepärast, et kõik saavad aru, et siin positiivsed reaalintresse ei tule pikaajaliselt, siis mis siis saab? Keeruline öelda, aga kui keegi tahab nagu silma peal hoida, et kuidas nagu sellesse teemasse suhtutakse, siis tasuks vaadata Ühendriikide 30-aastase võlakirja nagu tootlust. See jõudis seal mingi 20 aasta kõrgema tasemeni. Selles mõttes, et kui seal ikkagi nagu selgelt hakkavad tootlused tõusma, siis see tähendab seda, et mingisugused turuosalised on hakanud neid müüma. Ehk siis hind läheb alla, tootlus läheb üles, pikaajalise raha hind läheb üles. Ja tegelikult see 30-aastase võlakirja tootlus ongi minu jaoks võib-olla selline indikaator, kui seal mingisugused tõsisemad võbelused tulevad, siis see on see koht, kus tegelikult turg hakkab küsima, et kuulge, aga poisid, et te siin olete igasugu trikke teinud, on ju, aga mis teil nagu plaan on? See on see koht, kus hakatakse nagu seda küsima, kus see nagu selgelt ka välja tuleb. Mis puudutab, ütleme sellist, et mida see kõik nagu endaga kaasa toob, siis võib-olla selline ilusam, selline lühike, aga mitte just nagu kõige meeldivam mudel võis olla aasta 2022. Sellepärast, et siis ikkagi inflatsiooni ootused võtsid kätte, tegid tsirkust, intressi ootused tegid tsirkust. Peaministrid vahetusid, kõigil oli paha olla, eriti neil, kes olid umbes, ma ei tea, mingisuguse perioodi tulnud enam-vähem koolist heade tulemustega ja siis läinud varasid valitsema mingisugusel viisil. Ja arvasid, et riigi võla pealt ei ole võimalik korralikult nagu miinust saada, sest riigi võlg on
ma ei tea, Tamodarani raamatus 43. leheküljel kirjeldatud kui nagu turvaline instrument, et meil on ka, Eesti Pangal on ka enamus varadest on seal võlakirjades. No võt, seal muutub tähtsaks selline asi nagu duratsioon, et mida pikem võlakiri on, seda rohkem nagu haiget saadakse. Aga, ja sellepärast ma ütlen ka, et ma olen ise oma nagu tegevuses selle duratsiooni riski suhtes ikka oi, kui ettevaatlik. Ja ma ei saa öelda, et minu lähenemine oleks raamatukohane, aga ma ei saa ka öelda, et mul ei oleks õigus olnud. Siin hiljuti nagu selle võlakirja turu kohta paljud sellised tuntud nimed nagu Ray Dalio näiteks on öelnud, et laual on kas inflatsioon või võlakriis on ju. Siis on Jeffrey Gundlach on hiljuti Bloombergist lugesin, et tema nagu väldib just nimelt neid pikaajalisi võlakirju, teda nimetatakse võlakirja kuningaks nagu siis USA's, kes on nagu selle turu nii-öelda võlakirja kuningas. Et tema ütles, et reaalne võimalus on tema arvates mitte suur tõenäosus, aga et USA võlga restruktueeritakse, mis tähendab seda, et USA ütleb, et 4% asemel 20-aastase võlakirja pealt näiteks, saate 1%, et ei saa enam 4, et me restruktueerime. Selles mõttes mina oluliselt vaesema, õnnetuma ja rumalama ja vähem haritud inimesena pean pigem tõenäoliseks seda, et riik, kes ise oma valuutat trükib, ei pea selliseid asju tegema. Lihtsalt põhimõtteliselt võtab siis jällegi, keskpank paneb käe alla ja kuhjab võlga, eks ole, kui turg nagu seda survestada tahab, kuhjab seda keskpanga bilanssi. Ja siis ta jõuabki siis lõpuks, siis keskpank saab, kui need intressid samal ajal üles lähevad ja nagu valitsus ei saa endale lubada laenamist, on ju, siis lõpuks kogu see võlakirjade kuhi siis kuhjub nagu keskpanga bilanss. No mitte siis ei olegi turgu nagu siis. Ütleme nii, et mitte kõik, aga selles mõttes, et see on oluliselt tõenäolisem stsenaarium riigi puhul, kes ise oma valuutat trükib, kui siis restruktureerimine. See on ka valutum. Loomulikult mitte kõigile neile, kes tahavad, ma ei tea, eluaset aktsiaid ja lõpuks ka piima ja leiba osta. No restruktureerimine tähendaks ka seda, et tõenäoliselt, et dollar kaotab lihtsalt üleöö oma staatuse maailmas. Ei restruktureerimine põhimõtteliselt tähendab ka seda, et kõik institutsioonid, kellel on nii-öelda bilanss investeerimispiirangute tõttu mingisugust kraami nagu triiki täis, suhteliselt USA pangad. Suhteliselt üleöö saavad sellise haircuti, et nad ei täida enam mingeid usaldusnormatiive. Nii et ei usu restruktureerimisse. Üks teema, mida tahaks kindlasti siin veel puudutada, on toorained. Sa oled rääkinud, et me oleme stagflatsioonis. Räägi, mis võib-olla natuke lahti, et mis see stagflatsioon on ja miks sa arvad, et me stagflatsioonis oleme? Ma arvan, et Euroopa on stagflatsioonis. Ühendriikide kontekstis ma ei ole nagu päris kindel. Selles mõttes, et Ühendriikide majanduskasv on võib-olla ka natukene võib-olla selline, et võiks parem olla. Aga stagflatsioon on siis selline situatsioon, kus majandus ei kasva, aga hinnad ikkagi tõusevad. Ja see stagflatsiooni selline tekitaja oli ikkagi see, et meil üks väin sellises natukene maailma kuumemas piirkonnas vahepeal kinni oli. Sellepärast, et see viisi inflatsiooni ootused ülesse ja kui sul nagu niigi juba kasvu ei olnud, siis põhimõtteliselt sa saadki endale nagu stagflatsioonilise keskkonna. Ja tegelikult mina ütleksin, et numbrid näitavad, et meil on stagflatsiooniline keskkond ja see ei ole nagu selgelt kõige nagu meeldivam koht, kus olla. Eesti on nagu hea näide arvatavasti selles osas, et majanduses nagu langes ja inflatsioon oli kõrge. Sest see ongi nagu stagflatsioon. Ja siis nüüd on küsimus, et on meil siis nüüd nagu kellelgi hea olla, eks ole. Jama on selle juures see, et stagflatsioonilises keskkonnas ühel hetkel hakkab ka tööpuudus kasvama. Meil on struktuurne tööjõupuudus nagu sellise koha peal, et
meil peab ikka päris halb olema, et tööpuudus nagu päriselt kasvama hakkaks, kui noorte tööpuudusega, ma saan aru, on asi ikkagi nagu suhteliselt apu. Aga üldiselt, kujuta nüüd ette, et sa eksisteerid keskkonnas, kus sul hinnad tõusevad, aga samal ajal jääd nagu töökohast ka ilma. See on stagflatsioon. Ja stagflatsioonilises keskkonnas, üldiselt kipub olema niimoodi, et võib-olla ka see toormete järgi nõudlus tegelikult kasvab, sellepärast, et ütleme niimoodi, et mingisuguses kontekstis me saame ikkagi öelda, et see mingisugust, võtame mingi konkreetse toorme, on ju, võtame vase näiteks. Vaske läheb vaja. Olgem ausad, vaske läheb vaja sellepärast, et elektrit on vaja, ma ei tea, kas või andmekeskusteni toimetada. Nii, see tekitab, eks ole, nõudluse, siis on täiendav nõudlus see, et paljud mõtlevad, et hinnad tõusevad, mul oleks vaja ennast võib-olla natukene inflatsiooni vastu hedžida, kasutan siin väärismetalle, on ju, võib-olla kasutaks töötuslikke metalle ka, kasutaks energiakandjaid ka, ja siis see omakorda tekitab inflatsiooni juurde, on ju, aga need, kes seda hedžimiseks kasutavad, et need siis sisuliselt ostavad seda ja kasutavad võib-olla hästi kaudselt öelda niisuguse akumulatsioonivahendina. Nii et selles kontekstis toormed tegelikult stagflatsioonilises keskkonnas ajalooliselt on pigem toiminud ja tegelikult on toiminud, ütleme, ka sellised aktsiad või ettevõtted, selliste ettevõtete aktsiad, kes suudavad inflatsiooni kohe nagu tarbijatele edasi lajatada. Sellepärast, et muidu see on ju nagu ilmselge surve marginaalidele ja kui me ikkagi mõtleme sellele, kuidas ikkagi ettevõtte aktsiahind võiks nagu ettevõtte kasumist, tulevasest kasumist koosneda, siis kui see marginaal alla läheb, siis sa võib-olla oled omadega veidikene hädas ja sulle ka inflatsioon väga ei meeldi. Aga et sul on toormed ja sul on ettevõtted, kes suudavad hinnatõusu tarbijatele nagu edasi lajatada ja siis sa oled põhimõtteliselt omadega olukorras, kus sul jäävadki nagu need kaks asja, kuhu sa stagflatsioonilises keskkonnas tegelikult paigutada saad. Sellepärast, et kui sa mõtled võlakirjadele on ju, siis inflatsioonilises keskkonnas, eks ole, lähevad intressid ülesse. Üks asi on see, et keskpank tahab võidelda inflatsiooniga, sellepärast lähevad ülesse. Teine asi on see, et nad lähevad ka ülesse võib-olla turusurve tõttu, sellepärast, et kui inflatsioon on, siis turg lihtsalt leiab, et mingisuguse riski võtmise eest nad võiksid olla paremini tasustatud. Nii, tootlused lähevad üles, hinnad lähevad alla. Kui sa istud võlakirjades sees, siis sul on paha olla. You're going to have bad nagu time. 70-ndatel oli. Nagu 70-ndatel. Et kui sa võlakirja omasid, siis ikka päris siis sa said loputada ja mida pikema ja lihtsalt võlakirjad sul olid, seda rohkem sa loputada said ja see tähendab siis seda, et sa muidu sellises investeerimisuniversumis nagu sisuliselt ühe kõige olulisema varaklassis pead selle välistama või siis võtma ainult nagu väga lühikest otsa kogu aeg. Ainult mingi, ma ei tea, üheaastast võlakirja või poole aastast või midagi sellist, 2 aastat. On ka võimalik niimoodi läheneda, et sa oled korporatiivvõlas ja keskendud ainult siis konkreetsete emitentide krediidiriskile ja üritad selle intressimäära muutuse komponendi nagu võimalikult välistada. Aga see on, ütleme, see on, ütleme, selline asi, mida sa võib-olla koduste meetoditega väga hästi ei suuda teha. Jah, 1970-ndatel oli viimati siuke suur stagflatsiooniline periood läänemaailmas ja sealt ma saan aru, see sõna nagu pärinebki sealt 70-ndatest. Kus oli siis hästi kõrge inflatsioonitempo ja siukse inflatsioonilained olid ja siis oli seal ka nagu majanduskasv oli kehv ja tegelikult aktsiate reaaltootlus oli ka negatiivne sellel 10-ndil, kui ma õigesti mäletan, 70-ndatel. Ei olnud. Standard Poor's 500 70-ndatel andis 10 aasta jooksul täpselt, oli reaaltootlus täpselt 0.
Täpselt 0. Täpselt 0, see tähendas seda, et kui sa istusid Standard Poor's 500-s 10 aastat, siis sinu ostujõud jäi alles. Siis päris hästi tegelikult. Ja see tootlus oli sama teise komakohani. See on hästi hea illustratsioon tegelikult sellest, et esiteks, et ettevõtted saavad vähemalt osaliselt inflatsiooni tarbijatele edasi kanda ja teiseks on illustratsioon sellest, et sukkpükse, huulepulkasid, hambapastat, piima, küpsiseid, need on vaja suvalisel hetkel, vahet ei ole palju raha parajasti maksab. Ja, seda küll, jah. See on päris huvitav fakt. Räägime natuke sellest samast kullast ka, millest me eelmine saade rääkisime. Siin natuke on veel aega saate lõpuni. Et nüüd see 3 aastat tagasi, kui me tegime selle saate, siis seal unts maks mingi $1,700 ja nüüd jaanuaris oli vahepeal 5,600, on ju. Ja nüüd on jälle alla tulnud, et ma hommikul vaatasin alla 4,000 oli juba, et seal mingi 30%, ligi 30% kukkumine. Mis sa arvad, kas see nüüd kuld oli mullis ja see mull lõhkes mõneks ajaks või on tegemist sellise ajutise korrektsiooniga, nii nagu me nägime 2008 näiteks finantskriisi ajal ka kuld langes 30%. Et kas, kuidas sina suhtud sellesse, et kas see hinnatõus läks nagu liiga kiireks ja kas see on nagu pikemat aega nüüd selline periood, kus ei tõuse või kuidas sa näed seda? Ma näen seda põhimõtteliselt niimoodi, et ühel hetkel ta tõusis lendu ja kui miski tõuseb lendu ja see inerts on niivõrd hea, siis hakkab selles trendis osalema hulk igasugu karvaseid ja sulelisi, kelle raha on närviline ja kes põhimõtteliselt liiguvad ükskõik kuhu peaasi, et võimalikult kiiresti nagu liigub. Ja siis, kui selliseid tegelasi nagu välja loputatakse, siis tavaliselt hinnad kipuvadki korrigeeruma. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et kui me nüüd mõtleme mingisugust stiilis eelmist aastat ja võib-olla isegi ütleme perioodi enne seda, kui seal kuumas piirkonnas see vein kinni läks ja veidikene pauku tehti, siis mis meie ootused olid? Meie ootused olid ju sellised, et intressid lähevad alla. Nii, intressid lähevad alla, siis võtab kukalt sügava, mõtled, siis sul on tegelikult ka reaalintressid hästi madalad või isegi negatiivsed. Nii, kui reaalintressid on negatiivsed, siis ollakse nõus kulda omama ja pigem hea meelega. Nii. Nüüd, kui meil siis põhimõttelised intressioootused liikusid nagu täiesti suhteliselt kiiresti, suhteliselt vastassuunas ja nüüd me räägime siin mingisugustest sellistest teoreetilistest olukordadest, et äkki ühel hetkel Ühendriikides võib-olla intressimäär ei ole enam 4, midagi, äkki on 5. Siis see on täpselt selline koht, kus inimesed hakkavad tasapisi mõtlema, et mitte võib-olla liiga pikas perspektiivis, aga mul on see metall, rahavoogu mul sealt ei ole ja siis mul on võimalik saada kuskilt, kus mul on 5% rahavoogu. Parem ikkagi võtaks selle 5% rahavoogu. Selline alternatiivkulu teema. See teema ka. Intressimäärad ootused kasvasid. Nad keerasid nagu ennast tegelikult täiesti teist pidi võrreldes sellega, kus oldi eelmise aasta lõpu poole ja isegi selle aasta alguses. Ja see mõjus. Samas, kui ma nüüd mõtlen sellele pikemale perspektiivile ja sellele, et keskpangad oma reservide struktuuri muudavad, see ei ole mitte kuhugi kadunud. No mitte kuhugi ei ole kadunud. Teine asi, mis ei ole mitte kuhugi kadunud, on mõte sellest, et kõik osapooled on selgelt motiveeritud, et sellist valuutaväärtust lahendama. Lahustada ja lahjendada. See sama negatiivsed reaalintressid. Sama negatiivsed reaalintressid ja siis ütleme, et kui me räägime sellest, et mingisugusel hetkel tõesti oldi nagu kenasti üle 5000, siis see oli nüüd ütleme see koht, kus või veidikene enne seda oli ka sellistesse nagu viisakate
tõsiseltvõetavate institutsioonide kommunikatsiooni tekkinud sõnapaar currency debasement, ehk see sama lahjendamine. Et varasemalt, me räägime siin mingisugusest 2000 ja 3000 on ju hinnad, siis seda sõnapaari kasutasid ikkagi nagu sellised obskuursed tegelased. Minusugused näiteks. Ma pakun, et veel obskuursemalt, et need olid pigem nagu sellised, kes oma analüüsis ühel hetkel kirjutasid currency debasementist ja siis kirjutasid seda sama jama, mis mul on alati aju valutama pannud, et BRICS riigid võtavad kätte, teevad dollarile kambaka ja maailm ei ole kunagi enam endine. Et kirjutasid umbes selliseid asju ja umbes võib-olla nagu see jõudis nagu mainstreami siis. See jõudis mainstreami ja see jõudis ikkagi nagu selliste inimeste kommunikatsiooni, kes on mitte ainult mainstream, vaid tegelikult päriselt saavad asjadest aru ja on tõsiselt võetavad ka. Ja loomulikult see tekitas olukorra, kus osteti ja võib-olla osteti natukene liiga kiiresti ja liiga palju. Ehk siis minu arusaam on selline, et kui keegi näiteks mingi akumuleerimisega tegeleb, siis miks ta ei võiks seda edasi teha. Küll aga ma kahtlustan, et mõneks ajaks on see päris ilus pidu pigem läbi. Mis see mõneks ajaks see ajaperspektiiv on? Ma saan aru, et see on nagu selline küüniline küsimus, aga ütleme, et ma ikkagi nagu päris sellist tõenäoliselt mitte nagu 80-ndad ja 90-ndad, kus kuld seal mitukümmend aastat ei, selles mõttes, et see oli hoopis teine keskkond, et mida ma saan öelda, see ei ole üheski kontekstis soovitus, et minul on kulla siis nii-öelda kaevandajad maha lükatud ilusa kasummiga, nii siis nii-öelda professionaalselt kui eraviisiliselt, aga loomulikult oleks võinud seal kasum olla veel ilusam. Ja teine asi on see, et mul mingisugune väärismetallide pisikene positsioon ikkagi on, sellepärast, et kas või geopoliitilise hedžina ta võiks nagu natukene toimida. Aga see on ilmselt üks kõige väiksem, mis mul see viimastel aastatel olnud on, just nimelt selle intressioottuste pärast. Pigem toimib vist selliste asjade puhul pikaajaliselt just, et need intressioottused minu arust mõjutavad vähemalt, kui ma vaatan, intressioottused mõjutavad lühiajaliselt, ehk siis kuude lõikes. Kulla korrektsioonid kipuvad olema siis, kui intressioottused muutuvad. Just nimelt, et selles mõttes see on jälle üks nendest olukordadest, et mis me siin varasemalt rääkisime, et sul võib olla õige idee, aga sul vahepeal on lihtsalt hästi valus. Et erakordselt suure tõenäosusega, kui keegi võttis kunagi, ma ei tea, 3000 juurest kulda, siis minu arvates tänase päeva minu teadmise juures, jällegi disclaimer, see ei ole soovitus, siis nagu tänasest päevast 5-10 aasta jooksul on ta nagu kindlasti nagu selgelt paremas seisus kui see, et ta oleks nagu raha ostnud. Või mida raha ostnud, vaid rahas hoidnud seda. Võlakirjades siis näiteks. Võlakirjades näiteks, eks ole. Selgelt nagu minu arusaama kohaselt on tema ostujõud nagu selgelt paremini olnud kaitstud. Aga nüüd meil vahepeal on mingisugused jõnksud. 30%, võib-olla 50%, kes teab. Mina ei tea näiteks. 50 oleks selline päris erakordne, sest seda on nagu ajaloos dollaris vähemalt juhtunud ainult siis pärast 80-ndate tippu. No võt sellega ongi see lugu, et kui sa mõtled 80-ndate tipule ja kõigele sellele, mis me siin täna arutanud oleme, siis kulla hind kukuks püsivalt siis, kui eksisteeriks üleüldine arusaam, et raha hakkab päriselt jälle maksma. Nii. Raha päriselt maksmine tähendab seda, et on usaldus ja on pikaajaliselt positiivsed reaalintressid. Esimene on selline, siin võib arutada, et kas on või ei ole, ja teisega on selline, et natukene liiga palju oleks neid osapooli, kellel oleks liiga valus. Matemaatiliselt tundub kuidagi selles suhtes ebaloogiline, et kui vaadata nagu eelarvete ja riigivõlgade olukorda, siis tundub lihtsalt numbrite poolest nagu ei löö kokku, et selles, kui mul oleks rahalind, väga kõrge, piisavalt kõrge hind, siis läheks riikide intressimaksed nii kõrgeks lihtsalt, et sul on vaja pensione hakata vähendama ja reaalseid asju hakata vähem maksma inimestele, toetusi vähem maksma ja haridusest võtma raha ära ja kõik need asjad, mida sa pead hakkama tegema. Ja selles mõttes, et siis tasub meenutada seda, et pärast suurt finantskriisi, eks ole, kui selgus, et
suure tõenäosusega nagu elustandardi paranemine Euroopa kontekstis, et see on nüüd siis nagu sisuliselt läbi, et kui me vaatame kogu seda poliitilist tsirkust ja erinevate igasuguste huvitavate tegelaste võimule tulekut, et kui nagu päriselt hakataks kärpima, et siis saaks jutumärkides veel rohkem nalja. Ma ei kujuta ette, mis toimuks siis, kui nagu Prantsusmaal hakataks kurrusid kokku hoidma. Seal riik on põhimõtteliselt õlgadeni nagu SKT genereerimises mul tekkis kohe pilt silme ette põlevad autod. Ja, kohe, kui sa ütlesid seda. Prantslasele ütled, et 3 eurot nagu kuus vähem, mis ta tuleb kohe õue ja keerab mingi 2 autot teistpidi ja pistab põlemana. Ei selles mõttes, et Prantsusmaal on ju mõned asjad ikka toredad ka, et vein on hea ja šampanja ja toit on hea ja inimesed on natukene lühema süütenööriga üldiselt. Et ja siis ongi, ja siis nad on selle juures üles ehitanud sellise riigi, kus riik on, eks ole, õlgadeni või mitte küünarnukkideni, vaid õlgadeni nagu SKT genereerimisel sees ja siis, kui sa nagu päriselt hakkaks midagi kärpimas, kärbiks oma majanduse ära ja saaks veel ulemas olukorras. Et sõltuvusse on pandud nagu riigivõla kasvusmajandus. See on jah, selles mõttes, et kui kõik need toredad frankofiilid teaks midagi sellest, milline on Prantsuse selline majanduse struktuuri olukord, siis nad kõik ütleks mon dieu. Korraks selle kulla juurde tagasi, et sa rääkisid need kaevandajatest. Et ma ise, mul endal on ka kaevandajad olnud juba nagu pikka aega ja mina ei ole nagu neid positsioone vähendanud. Aga põhjus võib-olla peitub selles, et kui vaadata nagu rahavoogusid ja võrrelda seda nagu kulla hinnaga, siis tegelikult rahavood nagu jätkuvalt paranevad. Sest muidugi me võtame praegu selle eelduseks need varasemad hinnad ka mingil määral. Ja kui vaadata just seda, ma vaatasin, et kui palju siis see GDX on see, mis kullakaevandajate indeks, mis koondab neid, palju siis 3 aastaga on kasvanud, kui me eelmine saade rääkisime sellest, siis tänaseks on 150%. Ja kuld on seal kuskil, palju ta oli, mingi 130% või 100, midagi sellist. Ühesõnaga tegelikult kaevurid ei ole nagu pärast seda korrektsiooni nüüd eriti. Vahepeal olid 300% plussis. 280, jah. Ja midagi sellist, jah. Et praegu ma näen, et nad on päris odavaks muutunud isegi. Et muidugi, jah, neid tõssu ei saa investeerimise soovitada võtta. Just nimelt ja teine asi on see, et kui sul on mingisugune 150% nagu kasumit ees on ju, siis sul on oluliselt mugavam osta midagi kas või juurde, kui siis, kui oleks mingisugune vastupidine olukord, nii et midagi ei ole selles mõttes parata. Ma ei tea, kas nüüd turg on selle läbi ammustanud, selle kaevandajate teema. Et mina olen juba oma karjääri jooksul ilmselt, ma arvan, kuskil 3 korda suutnud enam-vähem edukalt selle rongiga sõita. Et kõigepealt hakkab üles minema kuld, siis millegipärast ühel hetkel avastatakse, et oot, kulla kaevandajate kasum on ju sõna otseses mõttes nagu leverage itud kulla hinna suhtes. Siis lähevad üles kaevandajad ja siis lõpuks läheb õbe ka. Väga volatiilselt, aga selle eest väga kõvasti. Ja täpselt see sama muster oligi, et kuld hakkas 24 aasta alguses tegi seal 23 aasta lõpus tegi uued rekordid, trendis terve 2024, kaevandajad ei liikunud üldse ja kaevandajad hakkasid 2025 aasta alguses liikuma ja liikusid selle esimese pool aasta ja siis lõpuks eelmise aasta teises pooles hakkas õbe liikuma, et see oligi nagu see sama playbook, täpselt sama playbook. Ja seda ei ole ajalooliselt, kui juba mina olen suutnud nagu seda tsirkust nagu peaaegu edukalt nagu 3 korda kaasa mängida, siis äkki nüüd läheb teistmoodi sellepärast, et neid, kes on seda mustrit märganud, on veel. Vaata, mis see nagu muster siis nagu nüüd peaks tulema, et nüüd eelmised 2 korda on ju tegelikult alla tulnud, kolistanud kõik need kaevandajate hinnad lõpuks. Ei, lihtsalt selles mõttes, et kui sul tekib nagu arusaam sellest, et reaalintresse ikkagi hoitakse negatiivsena ja siis hakkad uuesti nagu võib-olla tasapisi väärismetallide osakaalu oma portfellis kasvatama,
et siis kui sa oled ikkagi juba nagu paar korda seda kasvatanud, et siis järgmine trikk on see, et sa lähed kaevandajate kallale. Ma pean üles tunnistama, et ma ostsin isegi kaevandajaid ennem kui kulda ennast, nii et olen süüdi selles patus. Ma kahtlustan, et mina võtsin isegi neid juunior kaevandajaid kõigepealt. Ja mul on täpsama. Minu eeldus oli see, et kui kui kaevandajad on turbo, siis junior kaevandajad on topelt turbo, aga mitte, et nad topelt liiguks võrreldes kaevandajatega. Aga nad liikusid ikkagi nagu veits kõrgema volatiilsusega suhteliselt sarnaselt kaevandajatele. Ja oli tegelikult selle sama, see on siis GDX-J on ju see, ja GDX on need indeksid on ju. Ja ma vaatasin ka, et seal ei ole tegelikult olnud väga suurt erinevust. Ja tundub, et see on võib-olla selle pärast, et sul institutsionaalne raha liigub nagu nendesse suuretesse tootjatesse kõigepealt niikuinii. Just nimelt, ehk siis põhimõtteliselt võiks öelda, et investeerimistehniliselt kahtlane otsus, võttes kõrgemat riski, said sama tootluse. Ja mina ka. Ehk siis riskiga korrigeeritud tootlus oli tegelikult kokkuvõttes madalam. Üks huvitav asi võib-olla siia enne, kui korraks Eesti teemat puudutame lõpetuseks. Üks huvitav asi, et reaalintressid, siis, millest me nüüd pikalt rääkinud oleme, siis tegelikult need vahepeal tõusid siin 2022 või 2023, 2024 tegelikult olid ju seal 15 aasta kõrgema taseme juures. Olid. Ja samal ajal siis kuld hakkas trendima ja tõusis eelmine aasta 50 aasta kõige kiiremas tempos. Ehk siis sul toimus lahknemine, et reaalintressid ja kuld nagu lahknesid, et nad olid suhteliselt väga tugevas korrelatsioonis enne. Ja siis nad nagu lahknesid, et mis sa arvad, miks see niimoodi on? Et kas see näitab, et turud hindavad nagu mingit riski tegelikult teistmoodi? Võlakirjadega seondub. Seal on kaks asja. Esimene asi oli see, et ega tasapisi hakkas võib-olla jõudma üldisesse teadvusesse see arusaam, et reaalintressid nagu kõrgel kaua ja positiivselt nagu olla ei saa, sest kõigil hakkab liiga valus. See oli üks aspekt ja teine aspekt oli see, et just nimelt see currency debasement sõnapaari jõudmine selliste inimesteni, kes mitte kunagi sellele võib-olla varem polnud mõelnud. Ja kui me nüüd ka mõtleme sellele üldisele ärevusfooni kasvule, olgu see siis tingitud sellest, et maailma kõige võimsama riigi juht on värvikas isiksus või sellele, et ühe nagu tuumapommiga bensiinijaama direktor, kes on selline väike vastik lühike punn, et see nii-öelda leidis, et ta võiks 21. sajandil hakata vallutussõda pidama oma nagu vennasrahva vastu. Et need asjaolud ka tegelikult. Ja mis seal oli ka, mis võib-olla veel oli huvitav, oli see, et sa tegelikult ka siis nii-öelda võib-olla sellised tehnokraadid, portfellijuhid, nad tegelikult suutsid tuvastada, et see kuld või mina ütleksin tegelikult, et see ka tegelikult väärismetallide kompott pigem või et see tegelikult annab sulle päriselt mingisuguse sellise meeldiva diversifikatsiooni efekti, mida sa lihtsalt võlakirjade ja aktsiate omavahel nii-öelda meeldivasse punkti mingit optimumi taga ajades, mida sa lihtsalt ei saa mujalt. Et see 60-40 portfell, mis oli siin 40 aastat, kõik finantsnõustajad rääkisid, et 60% aktsiatest, 40% võlakirjades, et see on nagu surnud. Võib nagu maha matta selle idee? Ei, ma ei ole nüüd nagu selles mõttes kindel, et ta nagu otseselt surnud oleks. Ma lihtsalt arvan, et ta ei toimi eriti hästi. Sellepärast, et kui sa hakkad nüüd mingi õpiku järgi vaatama, et seal 60 ja 40, et palju seal peab olema siis nagu pikema otsa võlga, on ju, siis sa nagu võib-olla jõuad järelduseni, et ma nagu väga ei taha. Ja teine asi, mis on kindlasti juhtunud, on see, et sul on muutunud absoluutselt igasugused huvitavad asjad nagu enam-vähem likviidselt kaubeldavaks. Et sa arvestades sellega, et vahepeal on olnud finantsinnovatsiooni ja igasugu huvitavaid tooted on nagu juurde tekitatud, siis see tähendab seda, et ei ole see tänapäeval nii 60-40, et see on ikkagi pigem selline multiasset.
et õnnestub ka kinnisvara soetada endale näiteks. Noh, võib-olla kui mandaadid on suuremad, siis õnnestub private equity investeeringuid teha. Õnnestub võib-olla isegi seikluskapitali investeeringuid teha, kui niimoodi öelda. Seikluskapitali? No venture. Venture, okei. See on see idufirmad ja siukse. No põhimõtteliselt küll, loomulikult see tähendab seda, et see ei saa kunagi olla su portfellist liiga suur osa ja see portfell peab olema ikkagi väga suur, kui sa mõtled nagu tavainimese kontekstiga võrreldes ja sa pead sellega nagu ära diversifitseerima. Aga üldiselt, kui sa tahad ikkagi nagu üle tsükli mingit normaalset tootlust teha, siis sul midagi sellist ikkagi veidike ju tegelikult olema peab. Lõpetuseks, et millised sinu soovitused on inimestele, et kuidas edukalt see järgmised, ma ei tea, 10, 15, 20 aastat nagu üle elada? Ja võib-olla Eestile endale ka, et Eestile kui riigile. Eestile kui riigile minu kui sellise, kuidas nüüd öelda, üha paadunuma klassikalise liberaali. Ma tean, et see sõna liberaal on sõimusõna, aga klassikaline liberalism on selle tänase liberalismi. Sinna tuleb klassikaline ette lisada. See on selle vastane. Neo ei taha ka eriti olla. Tead, miks neo on hea olla või? Sellega on võimalik mingisuguseid selliseid, kuidas ma nüüd ütlen, selle habemega Karli fänne on võimalik sellega korralikult nagu närvi ajada. Ja või siis öelda, kui nad hakkavad rääkima seda, kuidas Hiinas on olnud kohutavalt edukas nagu ma ei tea, plaanimajanduslik katsetus, siis tuleb öelda, et kõik, mis Hiina on saavutanud tänu neoliberaalsetele reformidele. Ja tegelikult, kui nagu veidikene vaeva näha, siis võib öelda, et see väide peab ka nagu faktikontrollile päris hästi vastu. Aga see selleks, Eestile oleks soovitus üle minna turumajandusele. Nagu tõesti võiks. Selles mõttes, et ei ole mitte ühtegi paremat nagu tegevust olnud ma ei tea, pärast teist maailmasõda, mis oleks rohkem rikkust ja heaolu genereerinud. Ja ma saan aru, et enamus inimesi saavad aru, et ma ütlen seda veidikene sellise keelpõses huumoriga, aga ma ikkagi ütlen, et Eesti võiks minna üle turumajandusele, et saaks selle nagu elada veidikene, oleks nagu toredam. Mis on inimestele nagu soovitus. Minu soovitus on see, et kuna ärge nagu seda küll arvake, et need hirmsamal kombel siin nagu maailmas midagi lihtsamaks läheb, et see keerulisuse aste ilmselt kasvab edasi. Ja see ärevusfoon ja kõik, et see, kõik märgid viitavad sellele. Ja sellises kontekstis absoluutselt kõige olulisem asi on mis? Inimsuhted. Ja see tähendab seda, et tehke oma inimsuhted ümberringi korda. Sellepärast, et ükskõik kui keeruline olukord on, siis heade inimsuhetega on erakordselt nagu dramaatiliselt suurem tõenäosus, et sa elad midagi üle või sa jõuad mingisuguse lahenduseni. Ja ma ei tea absoluutselt nalja. Kõik need rahad ja investeerimised ja need asjad, need tulevad pärast seda. Inimsuhted tuleb teha korda ja väga paljudel juhtudel, sealhulgas kusjuures ka minu enda puhul, on inimsuhete korda tegemise vundamendiks proaktiivne katse mitte olla tropp. Jah, mina ootasin ka siia lõpu küsimusele, et ka mingid, kuidas see rahaliselt juhtida, aga mulle meeldis see vastus, nagu, mis sa andsid palju rohkem. Ja aitäh, et tulid täna siia saatesse. Vähemalt sama huvitav või veel huvitavam kui eelmine saade. Ja aitäh! Aga täitsa tore oli nii, et 3 aasta pärast see ka jälle. Aitäh kõigile kuulajatele ja vaatajatele ka. Näeme juba järgmises saates.